Kansler Friedrich Merz võttis Berliinis sojaväeliste auavaldustega vastu Eesti Vabariigi peaministri Kristen Michali. Järgnenud pressikonverentsil keskenduti praegusele julgeolekuolukorrale, NATO idatiiva ühisele tugevdamisele ja Euroopa rahukorrale. Oma osa mängis ka sisepoliitika. Kansler käsitles pensionireformi kiireloomulist arutelu ja kommenteeris teisi olulisi riiklikke kysymysi. Relvastuskoostööst pensionikindlustuse kysymyseeni könnelukset hölmäsid koiki tuleviku võtmekysymysi. Tere tulemast pressikonverentsile. Mu daamid ja härrad, mul on väga hea meel, et saan tervitada täna siin Eesti peaministrit Berliinist. Kallis Kristen Michal, tere tulemast Berliini. Me tunneme üksteist juba päris pikalt, ka ühisest tööst Euroopa Nõukogus. Suur aitäh sellest nende heade suhete eest meie riikide vahel, Eesti ja Saksamaa vahel. Need on traditsiooniliselt juba väga head olnud. Euroopa lõhestumisest saime koos üle. Eesti sai Euroopa Liitu ja NATOsse, sest me oleme ka Euroopa Liidus ühiselt ja ka NATOs ning panustame sinna hästi. Rääkisime just kahepoolsetest suhetest sügavamalt ja et tulemas on väga oluline investeering Leipzigisse, aga pean ka kahjuks ütlema, et meil on väga palju aega vedetud sellega, et rääkida aktuaalsest julgeolekupoliitika olukorrast. Me pidime seda tegema. Eesti on riik, mille väga lähedases naabruses on Venemaa, ja mis tunnetab seda igapäevaselt, mida tähendab ka sõda Ukrainas ja millised mõjud on see ka Ida-Euroopale. Seepärast arutasime ka Ukraina olukorraga. Me oleme ühel nõul, et Ukraina peab iga agressiooni vastu tõhusalt kaitsma saada. Ukraina vajab selleks tugevat armeed ja kui ühel päeval jõuame ka rahulepinguni, mille nimel me üheskoos ka töötame, seni peame me ka kindlustama, et Ukraina saab oma partneritelt ka tugevat julgeolekugarantiid. Mõistmine Euroopa Liidus ja NATOs
See kõik, mis puudutab uusi kokkuleppeid, on vaja kõikide liikmesriikide nõusolekut ja ka konsensust liidus. Me näeme mõlemad pingutusi Ameerika valitsuses, et leida ühine lahendus, me näeme seda positiivselt, aga me ütleme ka, et julgeoleku huvisid peab kaitsma, mis puudutab eurooplasi, aga ka ukrainlasi. Eurooplased ja ameeriklased kannavad selle konflikti juures suurt vastutust, eriti ukrainlased, eurooplased ja ameeriklased soovivad, et Ukraina sõda lõpeb, me soovime Ukrainale rahu ja me soovime julgeolekut Euroopas. Rääkisime ka sellest väga sügavuti, et oleme nõus, et territoriaalseid tagasiastumisi ei tohi olla ja Ukrainat ei tohi selleks ka survestada. Seepärast ka on praegune kontaktjoon väga oluline, see on siis, kus praegu lahingud jooksevad, see peab olema läbirääkimiste alguspunktiks. Rääkisime sellest teemast ka väga tihedalt, sest kuidas see sõda lõpeb, see on suur mõju nii Ukrainale, aga ka Euroopa rahu korrale üleüldiselt. Seepärast peab juba algutatud rahu läbirääkimised olulised, aga neid on vaja ka jätkata ja me soovime sealjuures Ukrainat igakülgselt toetada. Te teate, daamid ja härrad, et valitsuses otsustasime aastaks 2026 lubada 11 miljardit eurot toetuseks. Me toetame Ukrainat ka sõjaväe poole pealt viimaste aastate jooksul. Oleme selles juba kokku leppinud ja jätkame seda ka edasi ning soovime koos Euroopa ja transatlantiliste partneritega survet Venemaale tõsta, et Venemaa lõpuks ometi ka läbirääkimiste laua äärde tuleb. Me tahame, et Venemaa külmutatud varad saaksid kasutatud Ukraina hüvanguks ja selleks tegin ma ka ettepaneku septembriks. Septembris võeti see ka komisjoni poolt vastu, Euroopa Komisjoni poolt, ja enamus liikmesriike seda ka toetab. Me oleme ka ühel nõul, et me peame nüüd ülemkogu jaoks hiljemalt detsembriks mõistlikule kokkuleppele jõudma. Et olla ka selge meie läbirääkimiste positsioonis ja ka Ukraina positsioonis, mis puudutab ka Ukraina solidaarsust. Seda, et teemaks ei olnud ainult Ukraina julgeoleku puudutab meid kõike, seda teab Eesti veel paremini kui keegi meist, mis puudutab ka hübriidseid sõjavõtteid, proovib Venemaa pidevalt meid destabiliseerida ja Eesti on seda väga lähedalt kogenud. Kui me räägime aga koostööst, on meil samuti ka erinevate operatsioonide nagu Eastern Sentry ja Baltic Sentry raames hea koostöö. Eesti peaminister ja mina oleme ühel nõul veelgi kindlamalt kui varem, et peame meie regiooni kaitsma ja et me peame ka NATO idatiiba sealjuures tugevdama ja üheskoos lähme ka seda teed. Balti riigid saavad siin ka meie solidaarsusele panustada, et Saksamaa seisab nende kõrval, et ka meie relvastuskoostöö süveneb. Selle jaoks on ka Saksamaa liitlasi ja partnereid ühisteks relvahangeteks üles kutsunud nii pikamaa relvastuse kui ka laskemoona hankimiseks. Oleme rääkinud ka Euroopa Liidust ja sellest edasi ka teemadel rääkinud. Eesti ja Saksamaa on siin väga sarnaste vaadetega ja proovime ka seda teed üheskoos Euroopas edasi astuda. Veel kord suur aitäh visiidi eest Berliini ning rõõmustan ka tuleviku koostööle Euroopa Liidus, NATOs, aga ka väga heades kahepoolsetes suhetes, mis meil on Eestiga. Suur aitäh! Viimased päevad on näidanud, kui oluline on Euroopa ühtsus ja Euroopa julgus. Eesti hindab kõrgelt Saksamaa liidri rolli küsimustes, mis on määravad mitte ainult Ukraina tuleviku jaoks, vaid Euroopa tuleviku jaoks laiemalt. Ja peatun 3 mõttel. Esiteks, vankumatu toetus Ukrainale. Pingutused jõuda õiglase ja kestva rahuni on vajalikud. Selle rahu keskmes peab olema Ukraina territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus. Seda on võimalik saavutada ainult
jätkates tugevat toetust Ukrainale ja survet Venemaale. Agressor saab järeleandmistest ainult julgustust ja praegu on aeg esitada selged nõudmised Venemaale. See on igasuguste võimalike läbirääkimiste lähtekohaks. Euroopal tuleb näidata julgust ja võtta kiiresti kasutusele ka Venemaa külmutatud varad ja see sõltub meist endist. Euroopa Ülemkogul detsembris peame need otsused langetama. Ukrainale antavad julgeolekugarantiid peavad olema reaalsed ja tugevad. Ainult nii saame olla kindlad, et Venemaa ei julge uuesti rünnata. Jätkame Ukraina sõjalist abistamist ja võitlejate väljaõpet. Eesti ja Saksamaa on ühed suurimad Ukraina toetajad. Saksamaa patrioodid on olnud hindamatu tähtsusega Ukraina kaitsevõime tugevdamisel. Eesti sõjaline toetus Ukrainale on iga-aastaselt vähemalt 0,25% SKP-st, sel aastal isegi üle 0,3% SKP-st. Eesti kaitsetööstus areneb kiiresti, õpib Ukraina kogemusest ja kasutab uusi tehnoloogiaid. Saame siin Saksamaaga oma koostööd laiendada, sest just Saksamaa on meie suurim partner kaitsehangetes. Teiseks, Euroopa kaitse algab idatiivast. Saksamaale ei pea seda isegi selgitama. Teie roll NATO liitlasena Läänemere piirkonna julgeolekus on ülioluline. Saksamaa panus Leedus, Balti õhuturbes ning NATO operatsioonis Baltic Sentry ja Eastern Sentry on väga kõrgelt hinnatud. Küll aga saame Euroopas ühiselt teha rohkem, et idapiiri kaitset tugevdada. Venemaa ei väsi meid proovile panemast, aga me ei väsi ka valmistumast. Idatiiva riigid arutavad, kuidas Euroopa Liit saaks siin rohkem abiks olla ja loodame nendes aruteludes Saksamaa toele. Kolmandaks, Eesti ja Saksamaa majanduskoostöö. Homme avan Leipzigi lähedal Eesti ettevõtte Skeletoni tehase. Mul on hea meel, et mitte ainult Saksamaa ei investeeri Eestisse, vaid Eesti investeerib ka Saksamaale. 220 miljoni eurone investeering on meie senine rekord. Saksa tööstuse ja Eesti digiedu koostöös oleme Euroopas eeskujuks. Uusima põlvkonna superkondensaatorid aitavad vähendada tehisintellekti andmekeskuste energiatarbimist. Ja see koostöö annab võimsa panuse Euroopa tehnoloogilisse sõltumatusse ja energiajulgeolekusse. Me näeme suurt potentsiaali arendada meie juba hästi toimivat digikoostööd ja laiendada seda ka tulevikutehnoloogiate kasutamisse. Loodan, et üha rohkem Saksamaa ettevõtjaid avastavad Eestis peituva maailma tõhusama maksukeskkonna, haritud tööjõu ja täielikult digitaliseeritud avalikud teenused. Minu valitsus viib tihedas koostöös ettevõtjatega ellu ajaloolist bürokraatia vähendamise programmi. Samasugust lihtsust vajab ka Euroopa Liit ja siin mõtleme Saksamaaga ja Saksa kantsleriga väga sarnaselt. Eesti ja Saksamaa suhted on tugevad, praktilised ja tulevikku vaatavad. Üheskoos suudame hoida Euroopa kaitstuna ja konkurentsivõimelisena. Ja hea Friedrich, nagu öeldud, oled alati soojalt Eestisse oodatud. Aitäh! Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Sie haben gerade die Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Te rääkisite just julgeolekugarantiidest Ukrainale. Kas sellega seoses räägitakse ka Euroopa sõdurite saatmisest sinna piirkonda, kuidas see võiks välja näha ja kas Saksamaa peaks samuti selles osaleda? Ja härra bundeskantsler, Suurbritannia ja Prantsusmaa on lubanud saata oma sõdureid sinna piirkonda. Saksamaa hoiab ennast veel tagasi. Miks ei ole te selles osas Suurbritannia ja Prantsusmaaga ühel nõul? Ja rääkides nüüd Witkofi telefonaadist Vene partneritega, et kuidas on see teie usaldust Ameerikasse muutnud? Yeah, fine. Estonian or English? What's the arrangement? Yeah. We have Okay. translation. Good. Okay, Estonian is fine. Aitäh selle küsimuse eest. Eesti on kohe algusest peale osalenud tahtekoalitsioonis ja tahtekoalitsioon Inglismaa, Prantsusmaa juhituna tegeleb ka selle planeerimisega, et kui on poliitiliselt kokku lepitud rahu, siis on võimalik teiste riikide osalus ka Ukraina rahu taguamises.
Meie oleme öelnud valitsuse tasandilt ja valitsusele lisaks on meil vaja küsida parlamendi mandaati välismissioonideks Eestis, on selline kord. Valitsuse tasandilt oleme öelnud, et meie oleme valmis osalema kompanii suuruse üksusega, see kõik sõltub, millisel siis nii-öelda missiooni planeerimine see on, kas siis maismaal, merel, kuidas iganes see tagatud on või vaja meid on. Nii et meie jaoks on see üsna klaar, et samamoodi välismissioonidel, nagu me osaleme praegu, Eesti on osalenud paljudel välismissioonidel erinevate partneritega koos, oleme valmis osalema ka Ukraina rahu tagamisel, aga rõhutan, et selleks, et väed saaksid kuskil osaleda sellisel rahu tagamisel, peab eelnema poliitiline kokkulepe selleks rahuks. Ja täna parimal juhul, mis meil käimas on ikkagi raamistik selle rahu läbirääkimiseks. Meil ei ole ei kokkulepet, ei ole tegelikult punkte ja lõppkokkuvõttes on ikkagi sama küsimus, millega Saksamaa kantsler on mitu korda meie nõupidamistel tõstatanud, et kui Euroopa, Ukraina, isegi Ameerika Ühendriigid on ühel poolel, siis ilma surveta Venemaa laua taha ei tule ja need nõudmised tuleb esitada Venemaale, mitte Ukrainale. Alles seejärel me siis saame rääkida ka vägedest ja viisidest, kuidas tagada rahu Ukrainas. Aitäh! Ich will ausdrücklich zustimmen. Soovin sellega väga nõustuda. Me räägime Ukrainaga ja ka Ameerikaga julgeoleku garantiididest. Ja nagu te teate, on see tähendab ka Ukraina sõjaväe hästi relvastamist, see kehtib ka tulevikus. Sellest räägime me ka, kui räägime armee suurusest. Seda rääkisime me ka ühises paberis nädalavahetuses Genfis, aga küsimus on, millised lisajulgeoleku garantiid saavad veel juurde tulla. Seda me saame alles edaspidi konkreetsemalt rääkida ja kuidas rahuprotsess üldse areneb. Ja selleks on hetkel kindlasti liiga vara. Aga mõeldav on, et USA valitsus ja ka president nii isiklikult siin osaleb, aga samas oli meil peaminister Rubioga ka neid läbirääkimisi Genfis koos vedada ja osalesime loomulikult ka Saksamaa poolt ja me saime häid tulemusi, mis on aluseks võimalikeks läbirääkimisteks Venemaaga. Aga nüüd on jällegi pall Vene valitsuse ja presidendi käest, et tulla laua taha ja läbi rääkida, sest seda hetkel ei ole, aga läbirääkimisi ei toimu. Aga me peame oma poolt Euroopa, Ukraina ja Ameerikaga, et meil on ühtne seisukoht olemas. Austatud riigipead, tere, mina olen Taru Matsen, Eesti Ajalehest Postimees. Minu küsimus puudutab Ukraina rahuplaani. Oleme tegelikult viimastel nädalatel näinud seda, et rahu läbirääkimisi võidakse proovida pidada ka üle Euroopa riikide peade. Näiteks USA algne 28-punktiline rahuplaan puudutas tegelikult ju ka otseselt Euroopa julgeoleku arhitektuuri. Minu küsimus on, et mida Euroopa peaks nüüd kohe ja praegu tegema selleks, et kindlustada endale positsioon läbirääkimiste laua taga? Aitäh! Okei. Esiteks tänaseks on üsna klaariks saanud see, et tegemist ei ole võta või jäta pakkumisega. Tegemist on raamistikuga rahu läbirääkimisteks. Kui see on raamistik ja mitte võta või jäta pakkumine, siis see, mida Euroopa peab tegema ja juba teeb, ja sealhulgas ka näiteks Saksamaa teeb nagu teised Euroopa riigid, panustama sellesse teksti sellega, mida meie seal näha tahame. Muu hulgas nendes algsetes ettepanekutes polnud ju sõnakestki Ukrainast röövitud laste Ukrainasse tagasi saamiseks. Kuidas on võimalik arutada konflikti lõpetamist ilma, et lapsed koju tagasi tuleks? No ei ole. Täpselt samamoodi, kui Venemaa omab unistust, et nad võiksid seada suurusele piiranguid, milline on tulevikus Ukraina armee või võimekus, mina Euroopa poolt küsiks, et aga äkki me peaksime arutama, milline on Venemaa armee suurus ja võimekus. Ja palju muid asju. Ja selleks, et Euroopast rääkida, peab Euroopa ise olema aktiivne. Euroopa on aktiivne.
Ameerika partnerid nüüd viimasel tahtekoalitsiooni koosolekul, mis meil oli mõni päev tagasi, ütlesid ka välja, et nende arusaamine on täpselt samamoodi, et Euroopa asju räägitakse Euroopaga, NATO asju räägitakse NATOga. Nii et see ei ole nii, et kellestki, keda ei ole toas, selle üle räägitakse. Ukraina asju räägitakse ainult Ukrainaga, Euroopa asju Euroopaga, NATO asju NATOga, et kellegi teisega ei räägita. Ja oluline selles komplektis kindlasti on see sama asi, kus Eesti ja Saksamaa on ilmselt väga samameelsed, Venemaa külmutatud varade üle arutelu ja nende kasutusele võtu ikkagi otsustamine. See on see koht, mis ilmselt aktiveerib ka Venemaad langevate naftahindade kõrval tegelikult, ütleme nii, et ei ole diktaatorit, kes ilma rahata suudaks sõdida, ükskõik kui verine ta on, ja sama on ka Putiniga. Aitäh! Die Haltung der Bundesregierung zu dieser Saksa valitsuse positsioon on siinkohal väga selge. Me soovime, et me nüüd läbirääkimisi edasi viime ja me teeme kõike, et Vene valitsust ja presidenti laua äärde tuua. Küsimus on ainult, et ta peab siis kõikidele küsimustele vastama. See tähendab ka häid kokkuleppeid Ukraina ja Ameerikaga. Need on eelkõige väga olulised ja prioriteetsed. Esimestest tööpäevadest alates olen ma selle poolt, et Euroopa peab ühtselt siinkohas otsustama. See ei kehti ainult Euroopa Liidu, vaid ka kõikide näiteks Norra ja ka Suurbritannia kohta, kes on meie partnerid, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriikmeid, aga nad on väga olulised partnerid meie ühises poliitilises töös ja mida ühtsema häälega me räägime, seda selgem on ka poliitilised sõnumid, mida me üheskoos edasi anname. Ja ma olen väga tänulik, et meil nädalavahetusel õnnestus ka Ameerikaga ühist positsiooni saavutada, et Venemaaga edasi minna. Härra liidukantsler, üks küsimus koalitsioonikomisjoni kohta. Kuidas te räägite sellest Uniooni fraktsioonis, et teha seal uus ettepanek seoses pensionitega ja kuidas mõjutab pensionite arutelu teie valitsuse koostööd? Räägime täna õhtu sellest kindlasti. Kas me jõuame ka tulemuseni, seda arvatavasti mitte. Ma arvan, et sellele järgneb kõigepealt järgmine fraktsiooni koosolek. Ma arvan, et need vestlus on väga konstruktiivsed, soovime tulemust saavutada. Pärast aastat 2031 peab siis selle otsustama, aga pärast seda on vaja reforme ja hetkel räägime täpselt sellest, millises mahus me seda reformi saame juba praegu ette valmistada ja kui siduvalt seda otsustada saab. Ma arvan, et leiame sellele lahenduse. Ma võiksin ka loomulikult ette kujutada, et seda arutelu ei ole vaja, et me saame ka muidu valitseda. See käib kõikide koalitsioonidega kaasas, et on erimeelsusi, on oluline, et leiame ühise tulemuse ja arvan ka, et Bundestagi fraktsiooni kolleegide puhult, et tegelikult on konstruktiivne hoiak kõigil ja et leiame ühtse tee. Vom G20. Härra liidukantsler, te tulete G20 koosolekut, te olete just teada saanud, et Lõuna-Aafrika ei tule Ameerikasse, et kuidas teie sellele reageerite, kuigi seal ei ole lõunapoolkera olulisemat esindajat, et nemad ei tule Floridasse, et kuidas teie sellele reageerite? Ja teine küsimus, USA välisministeerium andis juhendid kõikidele suursaatkondadele Euroopas juhendi, et nad peavad migratsioonipoliitikat Euroopas muutma. Kas te tunnete, et see on liiga suur mõjutus või et Euroopa peaks siin ka vastama? Ma ütleks kõigepealt vastuse teise küsimusele. Migratsioonipoliitika on meie asi ja otsustame selle üle nii, nagu meie seda õigeks peame. Ja oleme Saksamaal siinses valitsuses ka õigel teel. Meil ei ole väljaspoolt selle kohta mingit hoiatusi vaja. Ja meil on uus asüüli- ja sisserändepoliitika juba töös ja saame seda ka rakendada.
mis puudutab G20 kohtumist, siis oli see väga kahju, et Ameerika esindajad ei olnud Johannesburgis kohal ning mis tähendab, et nad andsid võimaluse käest seal ka oma arvamust avaldada, mis on väga oluline piirkond. Ja Ameerika presidendiga kohtumistel mainin seda ka arvatavasti, et veenda teda sellest, et kõik G20 liikmed peaksid ikkagi Ameerikasse tulema ja kutsutud saama ja et selline multilateraalne formaat on üks olulisemaid formaate, ka G7 ja G20 on formaadid, mis minu meelest on väga olulised ja neid ei tohi pisendada või väiksemaks teha. Ning loomulikult järgnen Ameerika presidendi kutsule, aga seniks püüan teda ka veenda, et ta kutsuks Laavi presidendi sinna samuti.